Tere sõbrad! Täna oleme jõudnud Audio Citysse, kuhu koos meiega on jõudnud ka müügile igasugust põnevat kraami. Ja siin minu kõrval seisab Urmas, keda on meil sobiv kohe pinnima hakata, et mida huvitavat siis näidata on. Jah, selle aasta, isegi eelmine aasta hakkas pihta, siis tavalisest multimeediast läheb asi rohkem nagu internetipõhiseks. Tekivad lahendused, mis võimaldavad siis saada kõike seda, mis on kodus arvutilaua taga, saab autosse peaaegu enamus sellest asjast aplikatsioonide näol küll käivitada. Ja hetkel saakski siis näidata siit paari sellist huvitavat asja. Et selline uudisasi, mis meil nädal tagasi saabus, on Parroti 2-tin mõõdus multimeediakeskus. Hetkel jookseb siin siis internetipõhine ERR.ee-st tulev siis ETV otseülekanne. Seade ise võimaldab siis tegelikult kasutada tehase seadistuses aplikatsioone, mis on siis eelinstalleeritud on tal siis brauseri internetis surfamiseks, arvuti, kalender, iGo navigatsioonitarkvara on tal juba varem installeeritud siis Ida-Euroopa kaartidega, e-mailiprogramm, tavaraadio pluss siis internetiraadio, mis võimaldab siis üle maailma erinevaid jaamasid kuulata. Parrot üks tugevamaid külge on kogu aeg olnud ja on tänaseni telefoni hands-free, kus on siis võimalik üheaegselt kasutada 2 mobiiltelefoni ja kokku läheb talle mällu siis 10 telefoni. Parrot on teinud siis oma allalaadimiskeskkonna, mida nimetatakse Asteroid Marketiks. Et mitte siis Google Marketisse tõmmata aplikatsioone alla, aga käivitatakse need siis Asteroid Marketist. Ja sinna siis lisandub iganädalaselt suht mitu programmi nagu jooksvalt. Raadio ise, kui tavaraadiot kasutada, siis ka see on tal peal FM tüüneri näol. Ja sisse ehitatud GPS-süsteem. Huvitav on selle raadio tagakülg, et ta on siis umbes poole õhemaks läinud kui varem. Seadmel on siis 4 USB-porti pluss siis roolijuhtimisadapter, et auto roolinupud tööle hakkaks. Kõik võimalikud audioväljundid, videosisendid väljundid, et kõik, mis olema peab, on tegelikult tal olemas. Põhimõtteliselt on samasugune asi umbes nagu mullu oli siis, mida me siin ka näitasime, oli see väike, eks ole? Just, ainult, et ta on siis nüüd läinud suuremaks ja nii-öelda päris Android või tähendab suure puutekraaniga Android, eks ole? Ekraan on väga hea resolutsiooniga ja ekraanil on siis mahtuvustundlik mitmikpuut juhtimine, ehk siis sarnaselt iPadile. Nagu ikka tahvlit. Nagu ikka tahvelarvutitel. Just. Et see on nüüd selline uus kaasaegne asi, kuhu poole siis asi suunduma hakkab. No muidugi esimene küsimus, mis kohe ilmselt tekib sellisel Androidi useril on see, et kas ta saab siia sisse panna siis kõiki samu asju nagu oma telefoni? Põhimõtteliselt on see võimalik. Kasutada seda Asteroid Marketit on nüüd tema poolt aktsepteeritud ja siis kohandatud programmid siis Parroti poolt. Küll aga on siin juba entusiastid peale viritanud tavalise File Exploreri ja selle abiga siis kõikvõimalikke muid aplikatsioone on ka võimalik käivitada tegelikult. Ja käib siis SD-kaardiga enamus asju siit selle turvapaneeli tagant nagu. Siin peal on ka ühtlasi siis Navisoft. On siin tavaline SD-kaart, 8-gigane ja sealt see asi käib. Ja Navi on nüüd kohe siis sees, veel see eelmisel oli ainult Google Mapsi baasil. Navi on tal jah sees. Parrot on teinud koostööd siis iGo'ga ja iGo'l on siis juba eelseadistatuna on siin kaardid olemas möödunud aastast. Teatud aja jooksul siis tavaliselt on see kuu aega, ilmselt on ka Parrotil on siis kuu, on võimalik neid siis tasuta uuendada siis internetikeskkonnas. Et värskete kaartide tugi on siis peal alguses. See tuleb kohe komplektis. See tuleb komplektis kaasa. Ja see on nii eesti keeles kui siis ka vene keeles, nii kõnes kui kirjas, et kõik võimalikud variandid on tal kohe olemas. Ja mis on hea muidugi nende Android-põhiste üldse tahvelarvutite teemadel, et võimaldab siis kasutada mitut programmi üheaegselt, et taustana võivad joosta erinevad aplikatsioonid, nad ei sega teineteist. Et see protsessor on küllalt võimekas, et ta jooksutab kõik üheaegselt nagu. Et võib vabalt olla navigatsioon taustana käia, ise vaadata samal ajal filmi või siis kuulata raadiot. Tal on tagumis monitori väljund olemas, et võib lasta siis lastele filmi taha laeekraanile näiteks ja ise samal ajal kuulata raadiot, et siin on erinevaid neid võimalusi, mida kasutada siis. Väga hea ja tugev on Parroti puhul hääljuhtimine. Seda hetkel ei saa demoda, kuna meil ei ole siin valjuhääldit taga. Aga põhimõtteliselt on hääljuhtimisega võimalik siis sisestada talle navigatsiooniprogrammi, käsklusi, raadio enda käsklusi,
raadiojaamasid otsida kõik erinevaid asju teha hääljuhtimise teel nagu. Aga asju on ju rohkem, eks ole. Nüüd me vaatasime siin ühte pikalt. Parrotil on ju neid teisi samalaadseid asju veel terve seeria. Parroti puhul siis peaks minema sinna teise kapi juurde, kus on meil olemas ülejäänud 2 või 3 seadet veel lisaks. Et kui siis rääkida nendest tavalisemast väiksematest hands-free sarjadest, mis on siin üleval läbi aegade Parrotil olnud siis ekraaniga ja ilma, siis nüüd on lisandunud selle Asteroidi baasil siis 2 erinevat seadet, mis on sarnased sellele eelnähtud 2-tin seadmele. Et siin selline vähe kihvtim lahendus on väikse tahvelarvuti näol. Ehk siis tegu on nüüd 5-tollise diagonaaliga tahvelarvutiga, mis on ühtlasi ka siis auto GPS seadme asemel. Ta on ühtlasi ka auto selle multimeedia keskuse asemel, võiks öelda isegi, kuna seadmega käib kaasa eraldi ühenduskarp siis, millel on sisse ehitatud võimendid ja läbi selle on siis võimalik lasta auto kõlaritesse ka heli nagu. Ja samas, kui võtta see tahvel kaasa pärast sõitu, siis saab seda kasutada tavalise tahvelarvutina, ehk siis need samad aplikatsioonid jooksevad ka kaasas olles. Ja samamoodi nagu siis 2-tinni puhul on siin lisa USB-boardid, HDMI väljund, rooli juhtimine, liiniväljundid, kõik muud jutud on kaasas. Kas see tahvel on siis oma olemuselt nüüd ka ikkagi põhimõtteliselt sama süsteem, ehk ta on nagu niivõrd kuivõrd siis piiratud selle Asteroid marketiga on ta piiratud. Et ta ei ole ikkagi päris nagu lihtsalt üks Androidi tahvel, nagu selle osa. Küll aga on võimalik siis File Exploreri abil ise siia tekitada peale jälle sama põhimõttega ise need programme. Aga kas siin tahvlis on ka see GPS-i pool, näiteks navi on sees, GPS navi on sisse ehitatud. Nii et tegelikult saab seda tahvlit kasutada ka navina siis võtab taskusse. Ja tal on samas on ka isegi peal on see sama haiga programm, siis tuleb tal juba algselt peale juba. Ja nii et tegelikult navigaatori eest ka tegelikult on navigaatori eest, jah. Ja samas on laadimised ja jutud, kõik jooksevad kontaktlistuga siia sisse, et ehk siis autosse tulles ei ole tarvis muud teha, kui lihtsalt panna ta siia oma pesasse ja asi ongi tööks valmis. Ei ole nüüd õige koha peal sul. Nii. Et sellisel kujul on asi väga lihtne. Siis lihtsamast sarjast on olemas nüüd selline seade, mis võimaldab siis Parrot Mini, jah. Parrot Mini nime all on siis nagu edasarendus käedvabasüsteemidest. Ehk siis on tehtud nüüd nii-öelda tippmudel siis käedvaba sarjale, kus on siis antud need samad Asteroid marketist alla tõmmatavat aplikatsiooni kasutamisvõimalus. Ehk siis ta on sisuliselt samamoodi arvuti, ainult selle vahega, et teda ei saa nagu kaasa võtta. Et see ekraan käib siit pealt küll ära, aga ta käib ära ainult vargusvastasel eesmärgil, et sa saad ära võtta küljest, kui lahkud autost. See on oma olemuselt samasugune seade siis nagu see eelmine Parroti klassik. Ütleme siis nagu see MKI 9200, mis mängis lihtsalt siin audiofaile maha üle Bluetoothi või siis kaardi pealt või USB pealt, siis see asi võimaldab kasutada ka neid aplikatsioone. See on ikkagi Android, eks? Aga ta ikkagi Android. Nii et ta on nagu samasugune asi nagu see Parroti kõige esimene, ainult on nagu laiali siis lammutatud ekraan, nupud. Samamoodi saab navigatsiooni talle peale panna, selle väikse ekraani peal on ka navijuhised näha ja hääljuhtimine, kõik see toimib, eks. Lisaks on tal siis eraldi distantspult, mis on võimalik siis statsionaarselt spetsiaalkontaktplaadiga autosse panna nagu. Või siis roolikinnitusega kasutada seda asja. Mis kogu asja või selle seeria siis nagu see hinnavahemik on, et kõige pisemast? Hinnavahemik on nüüd niimoodi, et see on 269 nüüd tema müügihind versus siis varasem tippmudel oli 200 eurot, et 69 eurot on lisandunud hinnale, juurde on tulnud terve see internetipoolne lisa ja navigatsioonid ja kõik muud jutud. No pluss siis, et Androidi baasil on. Jah, et olulist hinnakasva tegelikult ei ole, arvestades seda palju siin nüüd juurde asju tuleb. Siis järgmine ongi see? Järgmine on siis 100 eurot kallim, 110 eurot täpsemalt on siis tahvelarvuti võimalustega 5-tolline ja 600 eurot maksis siis see 2-tin mõõdusseade, mida me algselt vaatasime, mis selle autosse sisse integreeritud. No selle 2-tinni puhul siis plussiks on eelkõige see, et väljundeid on, eks ole, seal rohkem. Ei, väljundeid on ka sama. Siin on sama palju väljundeid. Sama palju saad monitori panna taha istma. Monitori kohta isegi ausalt öeldes ei oska öelda, tal vist seda dual-tsooni tal ei tohiks olla. Ma nagu näen, et siin ei ole neid. Dual-tsooni tal ei ole, jah. Küll aga on mõlemal seadmel nii 3G kui siis 4G tugi, mis on väga oluline tegelikult, et kui panna see 4G andmeside pulk taha, siis saab selle päris kiire internetiühendusega autosse tekitada. Et tal sees nagu SIM-kaardi auku otse ei ole? SIM-kaardi auk ei ole, aga tal on see dongli võimalus, et saab panna siis pulga kujul selle interneti. Või siis teine variant on kasutada ära telefoni modemina siis. Siduda telefon ära ja siis ta võtab telefoni kaudu omale interneti sisse nagu.
Okei, aga lisaks Barrottile, mis on võib-olla nagu võib eeldada, et siuksest poest leiab sellist kraami, on siin asju, mida vist üldse ei oskaksid otsida. Jah, tegelikult võiks eraldi rääkida tahvelarvutitest, mis on tekkinud siia märgatavalt suures koguses. Lähen vaatame. Tahvlitest on meil tekkinud siin paar sellist huvitavat eksemplari, mida väga kuskil müüa ei ole. Üks neist on siis palju räägitud ja oodatud Windows Surface RT versioon siis, kus on siis 10-tolline tahvel, millel on siis niisugune eemaldatav listakas klaviatuur kaasas. Töötab ta siis Windows 8 baasil. Tal on see mobiilversioon küll peal, mitte siis täis Windows 8, aga RT ehk siis sama, mida kasutavad nutitelefonid ja taskuarvutid. Et selle põhjal ta siis toimib. Ühesõnaga, et see on siin olemas. Siin on ta reaalselt käega katsutav ja olemas. Ja, kui tahate näha, kuidas välja näeb ja kuidas see klaviatuur tundub, siis võib tulla seda siia vaadata. Ma võin öelda, et see klaviatuur tegelikult tundub päris kummaline, kuna need nupud ei vaju. Et ta on niisugune puhas. Aga proovisin kasutada, täitsa toimib, et täitsa puute peal ja tegelikult on üsna lihtsalt ära harjutav. Teine huvitav niisugune asi, mida siin näha võib, on Google Nexus 10. Ka seda ei ole eriti kuskil väga palju saadaval olnud siiamaale. Vist seda tänase seisuga, kui ma nüüd väga mööda ei pane, ei olegi Eestis mujal veel saadaval. Tema kohta võib esmapilgul öelda, nii palju kui tutvud olen jõudnud, et harukordselt suur resolutsioon 10-tollise ekraani kohta. 2560 korda 1600 pikslit. Samas klassis nüüd põhimõtteliselt nagu iPadidel, uutel iPadidel ta on. Ja tootja on Samsung, see uuel Nexuse tahvlil ja ega me siin midagi muud praegu ei ütlegi. Et see on lihtsalt nüüd siin olemas. Kui keegi tahab tulla ja osta ja vaadata, saab seda siin käega katsuda. Proovida, katsutada, asi töötab. Siis paar huvitavat asja on tulnud Blaupunktilt välja siin mõned kuud tagasi. On olemas 10-tolline Endavuur 1000 ja siis 8-tolline Endavuur 800. Mõlemad kasutavad siis IPS2 paneeli, mis on siis vaatenurgast sõltumatud ja nad on tuttavad siis eelnevate iPadide pealt. On ka täiesti hea resolutsiooniga. Kõiges muus osas ta on nagu tavaline Android tahvel. Ta on siis Google Certified ehk siis Google'i toega. Saab siis temad aplikatsioone Google'i saidi pealt alla Google Marketist. Elu märkimist väärib just, ma siin ütleme kõrvaltvaatajana ütleks, et hea kvaliteet. Et kui ta ikkagi pretendeerib olema mitte võib-olla kõige kallim tahvel, siis ta on suhteliselt odava raha eest, aga suhteliselt korralik. Ja. Seda võib nagu plussina küll öelda. Ja ekraan, muidugi IPS-ekraan on sellises hinnaklassis kõva sõna. Ta jah, siin üks tahvel nüüd jäi hinnaklassi 299 oli meil 10-tolline ja 229 siis 8-tolline. Nagu sinna Nexus 7-ga enam-vähem samas. 10-tolline küll, aga see on nüüd odavam tuntavalt. Kuigi teistede järgi ta oli praktiliselt sama. Mõnes teistes kiire, mõnes aeglasem. Odavamas hinna otsa on tekkinud meil siuke huvitav mudel Navonilt, mis on nüüd ungarlaste bänd. Temal on see huvitav omadus, et 129 eurost on võimalik saada tahvel, kuhu on sisse ehitatud siis GPS tugi ehk siis GPS ja antennid jutud tulevad kõik kaasa. Puudu on siis 129 eurosel mudelil navigeerimisprogrammist, mis on võimalik ka tekitada endal siis erinevatest Asteroid marketitest või Android marketitest, kust iganes. Ja samas on olemas teine versioon, mis on 100 euri kallim, aga siin on juba siis eelinstalleeritud Aigo Primo terve Euroopa kaartidega. Et selles hinnaklassis tegelikult müüakse tavaliselt käsinavisid, mis on tahvlitest võimaluste poolest kordades nõrgemad. Sellega saab tegelikult ära lugeda kõik ajalehed, internetis käia, meilid ära vaadata ja teha seda kõik autos sõidu pealt vajadusel. Nii et ütleme niimoodi, et kui ei taha nii palju kulutada kui Barrotti peale, siis saab sellise tahvli võtta ju ka praktiliselt autonavi on sees. Sama lahendus. Soodikud on kaasas, kus ei ole küll seda hands-free poolt sellisel kujul. Hands-free poolt ei ole, aga autokinnitused ja need on kaasas ja laadimised, 12 volti laadid, kõik need on kaasas. Resolutsiooni poolt on nad siis niimoodi, et tulevad nad 800 korda 480 on see väiks. Mõlemate resolutsioon ongi 800 korda 480 pikslit. 8 giga on sisemälu, et ütleme, sisemällu saab panna juba enamus vajaminevatest programmidest tegelikult. Võimalus on mälukaardiga laiendada seda siis vastavalt vajadusele. HDMI väljund on olemas, filme tõmmata telekasse, vaadata läbi selle siis. Et sellises hinnaklassis tegelikult varem ei olnudki midagi pakkuda, millel oleks GPS tugi olnud. No vot, aga kõik see on siis saadaval siin.
Nii et tulge vaadake, et neid asju ilmselt mõningaid jõuame võib-olla testida siin tulevikus ka. Kirjutame ja proovime, et kuidas need uued Parrotid töötavad ja kuidas siis reaalsuses on Eestis kasutada seda nii-öelda funktsioone, mis seal siis on, et kui palju neid on ja kui hästi asi käib. Aga selleks korraks siis niimoodi.